Tere, olen siin sisustusmessil ja minu arust üks põnevama kontseptsiooniga stende alati on olnud Foorroomil, aga sellest kontseptsioonist, mis sellel poel endal on, võib-olla räägib lähemalt juba Anne mulle. Tere, ja täna me oleme siin väljas sellise nime all nagu Foorroom Interior ja see sõna interior ütlebki kliendile seda, et enam ei ole ainult valgustid, vaid on ka mööbel ja me olemegi koos nii mööbli kui valgustisõpradega, et ei ole ainult Foorroom kui Eesti valgustitootja. Kõige põnevamateks mudeliteks ma julgen seekord nimetada Foorroomi enda uue kõrgetele lagedele mõeldud rippvalgusti Croissant. Seda on 3 eri suuruses ja meie Taani partneri Tom Rousseau valgusti, mis on samamoodi suurepärane lahendus neile, kes otsivad trepihallidesse ja siis kõrgete lagedega ruumidesse, loftidesse endale laevalgusteid. Kas tänapäeval ongi pigem siis nagu need laekõrgused lähevad ruumidele järjest kõrgemaks või mis see selline moevärk on hetkel? Ma ei julge väita, et ruumide laed lähevad kõrgemaks, et tegelikkuses ei ole massilisusena liiga praktiline, aga lihtsalt on olemas ruumid, kus erinevatel põhjustel on kõrged laed või siis tõesti see trepihall, mis vajab ka valgustamist ja siis selle asemel, et muretseda, et kui mitu või mitukümmend muud rippvalgustit ma peaksin kokku panema, et sellest tekiks tasakaalustatud valgustuse jaotus, siis on selle 1, 2 või 3 spetsiaalselt trepihalli jaoks loodud või kõrgete lagede jaoks loodud valgustiga seda väga hea ja lihtne lahendada. Muudest uudistest rääkides on uusi materjale ja uusi mudeleid meie sõbrabrändil Radisel, et kirjeldada on neid väga keeruline, et kutsun Pärnu maantee 110 salongi neid vaatama. See on ainus hea võimalus, kui täna nüüd messile ei jõua, et siis tulge Pärnu maantee 110 Foorroom Interiori salongi neid koha peale vaatama, et seal on meil rohkem aega süveneda, nõu anda. Kui sa oled hea ettevalmistaja, siis sa oled kodus võib-olla mõne pildi teinud interiorist ja siis me saamegi rääkida, et mis värvi kasutada, mis suurusi, mis otstarbeline see mööbel peab olema ja valgusti peab olema. Kas on mingisugused teatud märksõnad, vist võiks kirjeldada Foorroomi, näiteks mängulisus või millised võiks olla need märksõnad, mida inimene siis näiteks võiks oodata, kui ta tuleb teie salongi? Märksõnad, ja see on hea küsimus, sest üldistusena saame öelda, et käekiri või visuaal, mida meie juurest leiab, on siiski pigem selline selge, konkreetne, Skandinaavia stiil, põhjamaine stiil, et see iseloomustab kindlasti nii mööblit kui valgusteid. Eripäraks valgustite puhul on see, et me pakume nii standardlahendust kui ka sellist rätsepa lahendust, et kui tavapäraselt sa ostad valgusti mingis kindlas suuruses ja on võib-olla 4 värvis, siis meie pakume 50 värvi ja sa saad ise valida, kui palju ja millist valgust see valgusti annab. Et kui sa tahad ise pirne vahetada nii-öelda, valgusallikat vahetada ja sobib E27 soklipesa, siis sa saad sellise mudeli võtta, aga kui sul on ruumi vaja väga-väga palju moodsat valgust, mida sa tahad juhtida, siis me paneme sellele valgustile sisse vastava tehnilistele nõudmistele vastava valgusallika. Et see on päris oluline lisaväärtus, ma leian. Minu arust tänapäeval nagu inimesed hindavadki sellist personaalsust rohkem või sellised personaalset nagu nägemust või visiooni, et nende kodu ei näeks välja nagu kellegi teise kodu, et ainult IKEA mööbliga nagu ei täida seda kodu ära. Nii on ja seetõttu ongi salongi kohale tulemine siin võtmesõnaks, et seal on aega süveneda ja mudeleid on rohkem, et inimene saab nii-öelda käega katsuda ja oma silmaga näha oluliselt rohkemat kui siin kohapeal messil või siis ainult arvutiekraani vahendusel, et arvutiekraan paraku kõike ei kajasta, ei päris õiget värvi ega
ega ka suurust on seal vahest raske tajuda, et seetõttu koha peale tulla on mõistlik alati. Ma saan aru, et oletegi kogunud kokku enda poodi palju sõpru, sellepärast et võib-olla endal ei ole võimekust või ei ole soovi toota mingisuguseid teatud asju koju, erinevad lahendusi, et siis pakute et saaks igasse ruumi midagi samast kohast, et ei peaks palju ringi reisima. Et kui neid võib tõesti sõpradeks nimetada, sellepärast et koostööd sa ikkagi teed inimeste ja kaubamärkidega, kes kannavad samu väärtusi, on see siis visuaalses plaanis või muul moel, et meil on nii mööbel kui valgustid on samamoodi põhjamaise käekirjaga ja mööbli puhul on küll niimoodi, et oleme toredasti kõik Eestist koha pealt leidnud, et kasevineermööblitootja Radis on väga kärmete sammudega arenenud ja väga vahvat valikut pakkumas ja pehmetöömööbli poole pealt Rasun on alustanud tegelikult eritellimusmööbli tegijana, ehk siis nende lähenemine on väga tõsine, väga kestev ja samamoodi hästi personaalne. Ja valgustite puhul on 10 sükest põhjamaist brändi meile appi tulnud, et siis oleks ka vannitoas selline niiskuskaitsega valgustus olemas ja nii edasi. Et taaskord koha peal on seda kõike lihtsam selgitada ja saab süveneda. Tulge kohale, Pärnu maant 110. Kas teil on ka mingisugune veebiaadress, millega saab esmalt tutvuda enne kui kohale tullakse või soovitategi kohe lihtsalt, et tulge kohale ja ärge sinna veebi üldse vaadake? Alati soovitan kohale tulla, aga natukene saab pilku peale heita sellisele kodulehele nagu www.sisustus.forroom.ee. Et me täiendame seda, see ei ole hetkel liiga hea, aga ikkagi sealt teatud ülevaate saab. Suurepärane, suur aitäh sulle, Anne. Kui teid huvitab nagu personaalne lähenemine mööblile, valgustitele, et oleks kogu siis teie elamine kooskõlas omavahel, siis Anne kindlasti aitab teist selles osas, sest tema tegi ka siin maakodus väga suure projekti sisustuse mõttes ära. Nii et Forum ootab teid kindlasti külla ja Pärnu maantele saate tulla.